Tere tulemast kaardi lugemisele. Sinu ees on 3 kaardi lugemist. Ma palun, et sa võtad hetke, hingad sügavalt ja lased oma intuitsioonil valida endale just õige kaardi lugemine. Täna ma valisin need kivid ja need kaardid, küsides, mida sinu hing hetkel kõige enam vajab. Mis sõnum tal sulle on? Esimese kaardi lugemise kiviks tuli punane jaspis. Teise kaardi lugemise jaoks tuli suitskvarts. Ja kolmanda kaardi lugemise jaoks tuli tiigrisilm. Kui sa valisid esimese lugemise ja punase jaspise, siis sinu hingesõnum hetkel sulle on selline, et alateadvusest on üles tulnud väga palju emotsioone ja väga palju seisvat energiat on viimasel ajal sul liikuma saanud, mis on tekitanud mure, ebamugavust, justkui nagu põhi või vundament on nagu paigast ära või jalad ei ole nagu kindlalt maa peal. Et sa tunned, et midagi suurt on sündimas või uut on tulemas ja see lööb su alateadvusesse nagu hirmu just selle teadmatuse ees. Kuid see, mis üles on tulemas, on miski, mis tegelikult sinu hing teab väga hästi, mida teha või kuidas toime tulla. Esimesena siis tuligi sulle selline kaart siit. Sul võib isegi olla selline tunne, et hinges on justkui hästi rahulik või sees, kui sa lähed oma sisemusse, oma südamesse, oma tuuma, siis seal on tegelikult hästi rahulik. Aga alateadvus viskab nagu kaikaid kodaratesse või sa oled kuidagi käivitatud mingite emotsioonide poolt või millegi välise poolt, mis on sind nagu muretsema pannud, kuigi tegelikult selleks ei ole üldse põhjust. Sest et miski uus on sinus loomas ennast. Ja asi on selles, et sa ei peagi nagu teadma, mis asi see hetkel on. Need alateadvusest tulevad emotsioonid ja mõtted ja kahtlus ja hirm ja see on kõik lihtsalt selle ees, et sa oled sisenemas mingisuguse uude energiasse, mida sa ei ole varem kogenud või sa oled mingit sükest suuremat sammu astumas. Kas see ei pea olema nagu otseselt midagi füüsilises maailmas seotud, see võib ka olla kolimise või uue töö või millegi sükse suurega seotud, aga see võib olla ka iseendas, et sul on nagu, sinus on saanud otsa tahtmine elada vanaviisi ja kuna sa oled enda sees mingisuguse suure sellise otsuse teinud, siis sa nüüd tunnedki, et midagi nagu loob ennast, sest et sa oled oma soovi sa oled oma soovi teele pannud. Sa oled oma soovi edastanud, sa oled võtnud selle aja, et olla iseendaga, kuulata oma sisemust ja sa oled teinud mingis otsuse. Ja sellepärast sa valisid ka punase jaspise, sest et punane jaspis on tugevalt maandav ja minu jaoks on tal siuke hästi puhas ja tugev maailma energia, ehk siis ta aitab sul olla kohal, kindlaid otsuseid vastu võtta, luua selgust just sinu vundamendis ja sellest, kus sa seisad ja kus sa oled.
Ma tunnen, et see kuu loomine vähis, sa nagu ei pea mõtlema selle üle, mida teised arvavad, kui sa seda muutust teed või mis keegi mõtleb või kuidas keegi reageerib, sest et need, kes päriselt tingimusteta sind armastavad, soovivad sulle alati seda, et sa teeksid seda, mis sind õnnelikuks teeb. Ja need, kes näitavad vastupidist, siis seal on omad huvid mängus kellelgi teisel. Et sa järsku sead võib-olla hakkad rohkem piire seadma või hakkad rohkem häält tegema selles mõttes, et väljendad enda tõde või mis sinu sees on või mida sa tahad luua või mida sa tahad teha, sa hakkad nagu selgemini asju väljendama, sa ei lase võib-olla nii palju nendel emotsioonidel üle keeda või sa ei lase ennast nagu sinna piirini, kus sa lihtsalt purskad üks hetkel, eks ju. Et sa võib-olla oled sellises vaiksemas perioodis oma elus või sa oledki siukses nagu loomise protsessis, mis on vaikne, mis on iseendas olemine, mis on lihtsalt kogemine, mis on lihtsalt tundmine. Nagu oma sisemaailma avastamine ja oma hinge mälestuste taas mäletamine, ütleme niimoodi. Ja sinu sees võib ka olla siuke kaheti, et ühtepidi see tundub kõik nii õige, nii hea, aga ütle valjult välja, mis need agad on sinu jaoks ja saad aru, kas need reaalselt tähendavad midagi või ei tähenda midagi. Vaata üle, millele sa tähenduse oled pannud ja kas see on nagu reaalselt sinule tähendusrikas või kellegile teisele tähendusrikas. Et ma tunnen, et sa oled harjunud oma elu mingit pidi väga kaua elama ja sa näed, et see tegelikult enam sind ei toeta. Isegi kui see hääl sinus, mis seda taipas, ei olnud võib-olla nii suur, siis tegelikult sinu hing on oodanud sinu seda taipamist. Sest et see on koht, kus tuleb tegelikult, kust saab alguse tegelikult veel suurem ärkamine iseendale. Ehk siis sa hakkad ennast nägema, ärkad unest üles ja näed ennast sellisena, nagu sa tegelikult oled. Ja anna kõik oma mured ära, anna need lihtsalt ära, võta teadlik otsus vastu, et sa võtad nendelt tähenduse ja sa otsustad, mis sinu jaoks on hetkel olulisem. Sest et kõik, mis tundub selline lahendamata või mõistusega kohe ei suuda hoomata, mis see lahendus siin on, nendel on lahendus tulemas. Ja sa ei peagi praegu teadma. See pinge, mis sinus on, see ei pea halb pinge olema. Seda pinget ei pea maha laadima, seda ei pea minema kuskile maandama, ära olema. Vaid kui sina oma sisemuses tead, mida sina tahad, siis sellega sa juba paned need muutused käima ja kõik, mis sellega kaasa tuleb. Ja sellega tulebki hetkel kaasa see, et sa mõistad rohkem, kes sa oled, mis sa tahad teha, sa tead, mida sa tahad luua, sa nii-öelda oma südamest saadad universumisse need soovid ja näitad ka iseenda valgust nendesse kohtadesse endas, kus on palju alateadlikku hirmu. Et siin on mitme kaardi peal räägib sellest, kuidas enda sisemist valgust tuua nendesse kohtadesse, kus võib-olla ei ole nii palju selgust. Ja siin on samamoodi alateadvuse valguse kätte toomine. Ehk siis siin tähendab see seda, et sa lihtsalt tood selle nähtavale, sa muutud teadlikuks millestki. Ja kui sa millestki teadlikuks muutud, siis see saab vabaneda sinust. Kui see ei ole vajalik, kui sa nii otsustad. Nii et kui kokku võtta, siis ma mõistan ja ma näen ühtepidi seda ärevust, mis sinus võib tekkida selle pinge ees, mis sinus on. Aga ma ütlen, et see on hea pinge.
see tähendab, et miski uus, võimas uus on tulemas, mingid suured muutused on tulemas ja need on sinu otsustada, kuidas sa need vastu võtad. Miski siin ei toimu vastu sinu tahtmist. Ma soovitan sul tegeleda iseenda maandusega, iseenda taotluste, soovide kirjapanemise või valjult väljaütlemisega. Peasid sa teadvustad endale oma tõelisi soove. Ma näen, et ühe kaardi soovin veel võtta. Lihtsalt praegu tulisiga tunne. Et mis on see viimane hingesoovitus veel punase jaspise lugemisele? See teadmine, et sa oled kaitstud, sa oled hoitud, sinu meespool, sinu meesenergia palub tal ennast veel võimsamalt kaitsta ja usalda, et see uue sünd, mis sa iseendas tunned ja koged hetkel, on igati sinu kõrgemaks hüvanguks. Selline on sinu lugemine. Soovin sulle parimat. Kui sa valisid suitskvartsi, siis siin on sinu lugemine. Nüüd esimese pilguga kohe, kui ma neid kaarte siin välja seadsin, siis mul jäi silma, et siin on hästi palju tähe energiat või sellist nagu sära. Et siin on nagu tähed, tegi need jäid nii silma. Nii et sa võib-olla ise tunned ennast mõne täherassi esindajana või täheseemine, kuidas need eesti keeles nimetatakse, aga inglise keeles on starseed. Et ka siin lugemises on sellist täiesti uude energiasse läbi portaali astumist mingil määral. Kuid siin on vajadus kutsuda oma täheperekond, hingeperekond, hingesõbrad appi endale. Et kutsu kas siis päriselt nii-öelda helistades või kirjutades kellegile või siis iseendas lihtsalt teha taotluse, et kutsuda oma hingeperekonda või oma täheperekonda toetama iseennast. Sest et sa oled võtmas selliseid samme, mis nagu pole loogilised või pole nagu väga sinule omased või mida sa ei ole nagu varem niimoodi hulljulgelt teinud. Ehk siis oled oma mugavustsoonist välja astumas täielikult. Ja võib-olla selleks on nagu, võib-olla sa oled pidanud selleks palju julgust koguma ja see on kindlasti ülivõimas. Sinu hing soovibki sulle edasi öelda, et kui vaja, tee väikseid samme, sa ei pea võtma kohe mingit ülisuurt ampsu või mingit üüratud hüpet oma mugavustsoonist välja. Kui sa suudad juba teadvustada, et sa oled siiani elanud mugavustsoonis ja sul tekib siis ka, tahtminest välja saada, siis see on juba väga suur. Ja siin on samuti vajadus võtta aega, et olla lihtsalt vaikuses, leida rohkem tasakaalu või teha tegevusi, mis sind toovad tagasi iseendasse. Kui sa tunned, et sinu ümber on liiga palju energiat, siis on igasuguseid tehnikaid, kuidas ennast puhastada, kuidas vabastada võõraid kahjulikke niite, minna loodusesse, paluda loodusel ennast puhastada. Et siin on vaja ennem selline nagu maandus, kohalolu ja nagu vaikus
luua, et siis kuulda neid väikseid intuitiivseid nagu sädemeid, mis tulevad väikeste lausetena või inspiratsioonina, nagu inspired action, ehk siis sul tekib inspiratsioon midagi teha ja sa siis lähed teed. Ja see ei tundu üldse loogiline, see ei tundu üldse asi, mida peaks tegema, aga see on miski, mis nagu harjutab sind kuulama ja usaldama intuitsiooni rohkem. See toob sulle rohkem sügavamaid taipamisi, usku võimatusse, eks ju. See toob just sellise nagu tunde, nagu siin kaardi peal on. Abundance, eks ju, küllus. Ja see küllus võib olla just selles, et küllus mis iganes valdkonnas, see ei pea alati rahaline küllus olema. Küllus just külluslikult inspiratsiooni, külluslikult hästi head enesetunnet, külluslikku kohalolu, külluslikku tunnet iseenda sees. Et sa oled hetkel jah, siukses perioodis endas, kus sulle on avanemas võimalus kogeda uut reaalsust, aga su hing sosistab sulle siin kohas neid asju ette kogu aeg, kuhu minna, mida teha. Kui sa oled juba ammu näiteks kutsunud oma hinge perekonda või hinge sõpru, neid inimesi, kellega sa tõesti tunned, et sa kuskil elus oled ühenduses olnud või soovid ühenduses olla, siis tehes neid nii-öelda inspireeritud tegevust, siis sa võib-olla kohtad kedagi, kas või vana tuttavat, kellega siis jälle ühel lainel olla. Et selles intuitsiooni järgimises, ennem kui see on nii-öelda loogiline, ennem kui see midagi üldse tähendab, selles on väga suur jõud ja väga suur tarkus peidus võib-olla sinu jaoks. Et asi ei ole see, et sa pead nüüd silmad kinni hakkama käima. Suitskvarts, eks ju, on ka minu jaoks vähemalt, on ta samuti maanduskivi, aga ühtepidi ta toob ennast hästi kohale. Ta toob oma kehasse enda hästi kohale. Ehk siis sa tajud, mida su keha tegelikult vajab, sa oled suuremas ühenduses oma kehaga. Ja kui mida tugevam sinu ühendus su kehaga on, seda rohkem sa, eks ju, tunned ja tajud, mida su keha vajab, kas ta vajab liigutamist, paigal olemist, venitamist, mis iganes sellist on. Ja sa lood, mida rohkem sa iseendas oled, seda rohkem sa lood seda külluslikku pinnast, kuhu see inspiratsioon saab nii-öelda maanduda, et siis sina saad selle vastu võtta. Nii, ja siin ma sooviks ka ühe lisasõnumi veel võtta. Siinkohal küsime, et mis on sinu kõrgema mina sõnum sulle praegusel hetkel? Ära unusta, et sa oled child of the cosmos, kosmoselaps. Kogu universumi intellekt on sinus. Kogu universumi tarkus on sinus. Ja see energia, mis siit kaardilt on just see, mis nagu, ütleme, see pilt, eks ju, ja siis see pilt. Et kui nii-öelda pilt oleks tehtud nüüd siit teiselt poolt, ehk siis tema on siin nagu kaardil seljaga, eks ju. Aga siis teiselt poolt seda portaali tehtud pilt, siis avaneks selline pilt. See nagu oled sina. Et sul on hästi palju kosmilisi toetajaid sinu ümber. Lihtsalt palun endalt selgust, kergust, abi, toetust ja juhatust. Et
teada, mis sinu järgmine samm on. Ja ole inspireeritud tegema liigutusi, mitte mida sa pead tegema. Et kui see tuleb sellest, et ma nüüd pean minema ja pean tegema, siis see ei ole see, mida ma siin mõtlen. Siin ma mõtlen ikkagi sellist usku piiritusse, võimalikkusesse. Ja see võib üles tulla sul nagu mugavustsoonist välja astumisega. Või see viib sind mugavustsoonist välja. Need inspireeritud tegevused võivad sind mugavustsoonist välja viia. Aga sinu ülesanne on hoida endas tasakaalu, kohalolu, vaikust, usku. Just. Nii et selline imeline sõnum sulle. Hästi ilus on see kaart. Hästi võimas energia. Usu oma piiritusse energiasse. Sa ei ole ainult keha, mida sa peeglist näed, vaid sa oled palju võimsam ja palju suurem. Mulle meeldib, ma ei tea, kes seda täpselt ütles, aga me ei ole hing, kes on keha sees, vaid meie keha on hinge sees. Jah. Selline sõnum. Ja selline oli sinu lugemine. Soovin sulle parimat. Kui sa valisid 3. lugemise ja tiigrisilma, siis see on sinu lugemine. Ja sinu hinge sõnum sulle on selline, et hetkeks on vaja peatuda ja see peatumine on hea. Korraks on vaja aega maha võtta ja üle vaadata oma hetkeolukord. Et kas sa ikka oled nii-öelda pööratud kogu oma energiaga õiges suunas. Et sa ei ole kuskil hiljaks jäänud, aeg ei ole otsa saanud, midagi ei ole valesti, vaid lihtsalt sinu hing palub sul oma energiat natukene koguda, kokku tõmmata, endasse tõmmata ja tulla tagasi endasse, et aru saada, kuhu sinu energia tegelikult vajalik on, kuhu seda tegelikult on vaja suunata. Tiigrisilm on ka minu jaoks vähemalt väga võimas enda isikliku energia nii-öelda kaitse või siis seda saab kasutada ka nii-öelda energia tagasikutsumiseks. Ja ma tunnen, et siin selline teema nagu ongi, et ühtepidi sa nagu mõistad ja usaldad ja sul on oma võib-olla mingi kindel rutiin või sul nagu miski on juba nagu paigas, mida sa teed. Naljakas, need kaardid lähevad kõik väga kokku siin. Ma näitan sul lähemalt ka. See kaart räägibki maaema rütmi tunnetamisest, aeglustumisest, looduses aega veetmisest. Et sa usaldaksid ajastust. Et kui sa liiga klammerdud aja aspekti külge, siis aeg võibki väga kummaline tunduda. Mitte midagi ei juhtu, kui sa aeglustud. Mitte midagi ei juhtu, kui sa korraks võtad aja ja kõik üle vaatad. Ja siin ongi teatud side, siin on sidet vaja loodusega uuesti tugevdada. Et sa tunneksid selle maagiat, et sa tunneksid looduse hoitust, kohalolu, kuidas ta sind toetab, mida ta sinu jaoks teeb, kuidas elemendid sind aitavad. See põhjus, miks aeg korraks maha võtta, aeglustuda ja loodusega pigem kontakti võtta, on selleks, et sinu enda sügavusest tuleks veel mingit informatsiooni pinnale, millele sul lihtsalt kogu oma elu kiiruses ja virvarris, mis on lihtsalt nähtamatuks jäänud. Et mingi tükk informatsiooni või mingi pusletükk on sinus veel, mis nagu nõuab ja tahab sinu tähelepanu. Sina tead ise seda. Või siis sulle tuleb see, kui sa aeglustud ja lähed maandad ennast veidikene, siis see info võib sulle tulla. Nagu täiskuu ka, eks ju. Täiskuu tähendabki
ka ju täiskuu periood on selline, kus me peaksime ka aeglustuma, vaatama kõik uuesti üle, mis vajab vabastamist, selle vabastame. Võtaks veel paar kaarti siin sellele lugemisele, et vaadata, mis siin veel, et üks väga suur sõnum sai siit nagu öelda, aga ma tunnen, et midagi on siin veel. Et jah, põhiline, mis ma siin näen, ongi hetkel see, et aeglustu, kutsugu oma vägi tagasi, maanda ennast looduses ja reaalselt mitte niimoodi, et sa ma tunnikese võtan, vaid võta päev endale. Su kohustused, asjad ei jookse mitte kuskil, nad ei kao mitte kuskil ära. Sul on vaja lihtsalt iseenda jaoks korraks võtta aeg maha, et siis sinust saaks tulla see info või see inspiratsioon või see mõttevälgatus, et see on see asi nagu, mis vajab veel ülevaatamist või mis vajab veel nii-öelda muutmist, eks ju. Ja sa saad, kui sa tõeliselt annad endale aega, kas või ühe päeva nii-öelda aeglustada ja hoog maha võtta, sa saad aru, kus su energia laiali on. Sa saad aru, kui sa vaatled ja mõtled selle üle, et kuhu sa igale poole panustad ja kas ikka igale poole on vaja panustada. Kas sa liiga palju endast ei anna äkki? Mis sinu elus hetkel kõige tähtsam on? Kuhu sa tahad kõige rohkem energiat panustada ja panna? Kui sa proovid igale poole mingi 10% anda, ma ei tea, kas mul ei tundu, et sa oled väga süke inimene, kes nii tahab teha. Et kui sa midagi ette võtad, siis sa ikkagi teed selle nagu jõuliselt ära. Siin on natukene vaja nagu oma sihikut uuesti üle vaadata. Võiks isegi 2 kaarti võtta siit sulle veel. Siit lenduleks selline kaart. Aeg integreerida. Et siin ongi, et mingisugune aktiveerimine või mingisugune moment või mingisugune selline suur taipamine on sellest, kui sa võtad aja maha korraks. Kas või päevaks kõik oma kohustused, kõik paned kõrvale, eks ju, ja võtad ainult aja iseendale. Ei ühtegi nutiseadet, telekat, mitte midagi, lihtsalt võtad päeva iseendale ja vaatad, kuhu sa oma energiat igal poole pannud laiali. Ja siis otsustad, tõmbad selle kõik tagasi ja siis otsustad, kuhu sa selle päriselt suunad tahad. Ja sealt vaneb sulle siis mingisugune aktiveerimine. Siin on samamoodi füüsiline, emotsionaalne tervenemine. Et sa võid küll mõelda, et mul ei ole aega või ma ei saa või mis, aga mul on tunne, et selles hoo maha võtmises ja maanduses ja oma väe tagasi kutsumises on mingisugune väga suur taipamine. Et see lihtne asi on tegelikult väga suure jõuga sinu jaoks. See ei ole üksi. Võite, mis see kaart tähendab? Kui sul on keegi sõber või tuttav või füüsiline, eks ju, mitte üle interneti või kuskilt, inimene, kellega sa tunned tugevat hingelist sidet või kellega sa saad nii-öelda neid selliseid vaimseid asju arutada, siis sellest sügavast vestlusest võib ka mingisugune hinge kasvamine või mingisugune taipamine tulla. Et see on ainult mõnedele teist. See on ainult mõnele üksikule teist, kes saavad sellist füüsilist, emotsionaalset tervenemist ja aktiveerimist kellegi teise poolt. Enamusel teist on see aeg vaja võtta iseenda jaoks. Aga mõnele teist on just vaja leida see inimene, kellega selline kontakt on.
nii. ja see on lugemine sulle. soovin sulle parimat.